Minu nimi on Viljar Koval ja ma sooviks täna teiega rääkida natukene sellest, kuidas inimestele meeldida või kuidas luua nendega suhe või kuidas saada nendega jutu peale või mis neile üldse meeldib nagu. Vaat, et miks siis meeldida? No, jälle nõme oleks, kui üldse nagu kellelegi ei meeldiks ju. Selles suhtes, et läbirääkimised lähevad edukamalt, ütleme, et ülemusega saad paremini jutule, saad kõrgemat palka endal küsidana. Paaris näiteks lihtsam endale kaaslane leida või mis iganes, neid variante on palju, et kus see inimestele meeldimine tuleb kasuks. Või lastega näiteks hästi läbi saada, et mis siis inimestele ikkagi meeldib või kes neile meeldivad. Ühesõnaga, inimestele meeldib inimesed, kes on nendega sarnased, või kas nendega sarnased või siis kelle moodi nad tahaksid olla. Kaks asja siis põhimõtteliselt. Ma räägiks nüüd kähku ja loo siin. Ühesõnaga käisime Türgis mõnda aega tagasi, siis ma meelega jälgisin seal neid kaupmehi, et kuidas nad kauplevad ja mis taktikaid nad kasutavad. Siis läksime nagu laevareisile. Reis hakkas läbi saama, kõik oli ilus, tore. Üks hästi aktiivne vana oli seal, kes seal töötas laeva peal nagu. Ja siis lõpus tuli nagu meie juurde. No me olime rahulikult, istusime seal nagu, majandasime oma asjadega. Ja siis see tuli samamoodi, muidu oli hästi aktiivne. Tuli rahulikult, istus maha ja tutvustas oma restorani, kus ta töötab veel. Ja siis, et nagu rääkis sellest hästi rahulikult, nagu täpselt nii nagu meie olime. Mõtlesin, et see vana on asjale pihta saanud, et kuidas müümine käib. Ta nagu kopeeris nagu täielikult, nagu oli nagu üks meist. Ja see läks tal õnneks ja loomulikult me läksime sinna. Et ühesõnaga, et kuidas siis veel nagu detailsemalt, et kuidas inimestele siis meele järgi olla või kuidas neid mõjutada niimoodi, et sa hakkaksid neile meeldima. Ühesõnaga, kui inimene tuleb suga vestlema või sa vestled inimesega, siis tal on oma kindel hääletoon, kuidas ta räägib, kas ta räägib kiiresti või aeglaselt. Ühesõnaga, sa saad neid asju hakata jäljendama või teatud sõnu, mida ta kasutab, et kasutad ka neid samu sõnu seal lauses või kehahoiakut hoiad sarnasena. Ütleme, et kui tema hoiab käsi nii, siis sina paned käed nii, ütleme näiteks, ja räägid sama tempoga, mis tema. Väga hulluks ei taha minna, et nüüd tema köhib ja siis sina köhid ja tema äevastab ja sina äevastad. Et see võib nagu koomiliseks lõpuks minna. Aga sellised väiksed asjad. Ja kui suudad nagu niimoodi asja ajada, et näiteks sama aegselt inimesega nagu hingata samas tempos, siis on võimalik ka isegi teise inimese tundeid kogeda, mida ta tunneb nagu sellel hetkel. Et ma tean, kõlab uskumatult, aga tegelikult see on niimoodi. Et põhimõtteliselt jah, et inimestele ei meeldivad näiteks, kui sina räägid aeglaselt ja mina räägin hästi kiiresti, siis me ei saa seda kontakti nagu, et sama on ka vastupidi, et me ei meeldigi. Näiteks, kui mina räägin hästi kiiresti, sina mitte midagi aru ei saa põhimõtteliselt, ma niimoodi sookin peale, siis sina oled siuke hästi rahulikult rääkiv inimene ja siuke rahulikult võtad asja. Siis meil on raske nagu kontakti saada ühes seltskonnas põhimõtteliselt. Et see on nagu, siis niimoodi saad nagu selle rapoori tekitada inimeste vahel ja siis nagu saad oma tahtmist nii-öelda või mis iganes, mis eesmärgil sul seda vaja on, et teisele inimesele meeldida. Ma loodan, et sellest oli abi natukene, et ühesõnaga lühidalt siis veel kokku võtta, et lihtsalt jäljendage hääletooni, tempot, kehahoiakut ja põhimõtteliselt näed ise, et ime juhtub. Selles inimeses on, see neiu täitsa meeldib mulle või see tüüp on täitsa asjalik. Et sellepärast, et on minu moodi või mina olen tema moodi. Et nii lihtne see ongi. Et ühesõnaga, kui leiad, et sellest videost oli natuke midagi abi või kellegi teisel võiks olla, siis ärme koonerdame, ärme hoiame endale. Jagame teistega ka seda ja siis on võib-olla seda meeldimist vähe rohkem nagu või seda sidet inimestega. Aitäh teile, koos muudame maailma paremaks.